tere hommikust vlog, kätte on jõudnud teisipäev ja kuna meil oli Austraalias siin long weekend, siis võib öelda, et teisipäev uue nädala algus ja nagu te nägite, kell on kohe saamas 5:30. Mina lähen oma hommikusele jalutustiirule ja Marek läheb jooksma ja siis ootab ees üks, ma ütleks võrdlemisi tiheda graafikuga päev. Nagu te näete, siis menüüs on taas kord minu lemmik. Ma ei taha öelda selle kohta praesai, sest ma tunnen, et see on nii palju rohkem kui lihtsalt praesai. Aga siis see banaani toasti, mida ma hakkasin tegema meie Uus-Meremaa reisil. Ja minu jaoks on kuidagi olnud nii hea, lihtne ja tõesti väga maitsev retsept ja soojab minu kõhu piisavalt kaua täis. Sest et ma panen sinna juurde veel kreeka jogurtit ja maavähklivõid. Sest ilmselt muidu see niisama praesai seda väga kaua õhtu täis ei hoiaks, aga lähebki üks banaan, üks muna ja kaneel. On juba omajagu aega möödas ühest nii-öelda tavalisest mitte reisivlogist ja ma mõtlesin, et see nädal ma siis teengi sellise nädala või paari päeva vlogi ja täna on siis kätte jõudnud teisipäev, 7. aprill ja me oleme siis reisid tagasi olnud täpselt umbes 2 nädalat. Ja vahepeal tahaks öelda, et on isegi üpris palju toimunud. Kui me jõudsime tagasi, siis see esimene nädal oli täielikult siuke sisseelamine, sest et ma ei tea, kuidas me sellest 3-tunnisest ajavahest oli lihtsalt nii jetlagged, et kui me jõudsime tagasi koju, siis ma olin kuitu. Ilmselt tegi olukorra väga kurnavaks see, et me ärkasime keset ööd ja meil oli varahommikune lend ja kõik see, aga lihtsalt esimesed 3-4 päeva oli nagu täiesti out peale seda kogu seiklust. Aga nüüd me oleme vaikselt tagasi oma rutiinide juures ja mis kõige põnevam on see, et eelmine nädal ma proovisin lausa 2 uut asja ja ma panen siia kohe klipid ka sellest päevast, kui ma siis läksin oma esimesse tantsutrenni. Ma teen nagu see oleks mingi big announcement, aga minu elus see ongi. Ühesõnaga, miks see tundus nii dramaatiline? Ühesõnaga, minu väga-väga suur unistus on olnud minna tantsutrenni ja ma ei loe sinna alla seda, et mingi algklassides ma käisin peotantsus mingi 3 või 6 kuud. See ei ole see, millest me räägime, vaid tantsust, kus sina üksi tantsid. Ma isegi ei tea, kuidas seda nimetatakse, aga mitte mingi peotants või selline, kus sa oled paaril, mis iganes. Ühesõnaga, ma olen alati vaadanud inimesi, kes tegelevad tantsimisega või on tantsijad ja ma ei taha olla professionaalne tantsija. Minu jaoks lihtsalt tantsimine on alati tundunud midagi nii ägedat ja nagu vabastavat ja funny, et kui sa nagu oskad tantsida, see on jälle väga suhteline, et mis on see, et sa oskad tantsida, aga minu jaoks lihtsalt see, et mulle meeldib väga vaadata inimesi, kes tantsivad ja sellega tegelevad. Ja nagu mul on Instagramis paar accounti, keda ma tean kas niimoodi natuke lähemalt, natuke kaugemalt, aga inimesed, kes tegelevad tantsimisega ja alati, kui nad postitavad mingi stories, siis ma lihtsalt kogu aeg vaatan, sest minu arust see on nii äge ja minu siuke pisikunistus on alati olnud see, et ma läheks ise ka tantsutrenni ja ma ütlen ausalt, kui on midagi, mida ma oma elus olen jätnud ära või nii-öelda tegemata, seepärast, et ma kardan, siis see on üks nendest juba väga-väga pikalt. Aga siis ühel päeval minu õeke, Jo Karolin, kui sa seda vaatad, ma tean, et ta ei vaata kõike mu vlogi, nii et äkki seda sa vaatad. Aga ühel päeval minu täis postitas, et ta läks tantsutrenni ja nagu minu arust oli kõige ägedam asi üldse.
ja siis mul jälle nagu see mõte või kuidagi idee ja soov kerkis pinnale, aga ma ei lähe, sest ma ütlen ausalt, see tekitab minust nii suurt hirmu. Ma isegi ei tea, miks, aga lihtsalt seepärast, et mul on niisugune tunne, et ma üldse ei tea, mida oodata, ma ei tea, kuidas see käib, ma ei tea isegi, kuidas õpitakse tantsima, nagu ma ei tea selle kohta mitte midagi. Ja ühesõnaga see siis tõi nagu uuesti selle soovi unistuse pinnale. Ja mõned päevad hiljem ma nägin Instagramis sellist riili, kus üks 51-aastane naine tuli siis oma esimesest tango tantsutunnist ja ta ütles seal, et ta on tahtnud seda terve elu teha ja ta ei ole julgenud ja siis lõpuks nüüd 51-aastasena ta võttis ennast kokku ja läks sinna tantsutundi, et ta ei tea, miks ta seda varem ei teinud. Ja sel samal päeval, kui ma seda nägin, ma olin nagu, mina ei taha olla see 51-aastane naine, kes ei läinud nii kaua, kuni ta sai 51, vaid mina tahan olla see praegune mina, kes teeb tuleviku minale selle kingituse ja teeb selle asja lihtsalt ära. Tõmbame lihtsalt selle plaastri pealt, nii et ma hakkasin otsima mingeid tunde ja siis nüüd eelmine nädal tuli mulle üks ad Instagramis reklaam ette siinsamas läheduses täiskasvanutele algajatele tantsutunnid. Nii et sinna ma olengi minemas tunni ja 15 minuti pärast. Ja nagu it's not that deep, aga see also on väga deep, sest et mis mõttes me laseme üldse oma hirmudel ennast tagasi hoida. Ja nagu mis minu jaoks on kõige põnevam selle juures, on mõte hobist hakata tegema midagi, mitte selleks, et olla selles parim, vaid lihtsalt sellepärast, et see pakub sulle rõõmu ja see annab sulle nii-öelda õnnehormoone ja paneb sind hästi tundma. Selle üle ma olen kõige rohkem elevil. Kindlasti esimene tund, ma ei tea, palju neid õnnehormoone tuleb, loodame, et midagi ikka, et peale esimest tundi tuleks ka teine tantsutund ja äkki siis ülejäänud aja, kui me siin kullakal oleme, saab sellest minu väike sinna hobi ja eks ma siis jagan teiega pärast ka, kuidas läks ja mis emotsioonid mul on. Nii, kell on saanud 8 läbi, mis tähendab, et minu esimene tantsutund on tehtud! Marek, kuidas sa hindad minu reaktsioonist, et kas ja kuidas mulle meeldis? No väga meeldis sulle. Ja see oli nii lahe. Tuli sealt kaugelt juba naeratus näol. Ei, see oli tõesti nii äge. Nagu nii lõbus ja oligi, mul oli reaalselt niimoodi, et nagu teeme seda uuesti läbi, on ja siis mul nagu, ma ei saa mitte naeratada, aga see tundus nii veider, et ma naeratan terve aeg. Ja see oli nii lahe. Järgmine nädal tulen uuesti. Nii lahe. Ja kõik olid nii toredad ka, kes seal olid. Aga ma ütlen nii palju, et see oli minu jaoks nagu tohutu enesületus ja nüüd eile oli siis minu teine tantsutrenn, et kahjuks need toimuvad küll ainult kord nädalas, et ma tunnen, et ideaalis see võiks olla vähemalt 2 korda nädalas, et siis ei jää nii-öelda nii pikka vahet ja kuidagi oled rohkem nagu selles sees, sest nädal aega nii-öelda vahepeal seda mitte tantsutrennis käimisse ikkagi mängib oma rolli. Aga lisaks sellele on meil siin kodust üle tee, sealsamas, kus me käime toidupoes, kus me käime oma lemmikkohvikus, on üks Pilatese stuudio ja ma vaatasin, et neil on selline tutvumispakkumine 6 tundi $60, ehk siis nüüd eelmine nädal ma käisin ka oma esimeses Reformer Pilatese tunnis. Ma olen 1 korra vist Eestis käinud, aga see oli mega ammu ja ausalt öeldes ega ma mitte midagi suurt ei mäletanud. Nii et eelmine nädal ma käisin selles nii-öelda tutvustustunnis ja täna on mul siis esimene päris tund, kui nii võib öelda. Ja see tutvustustund oli siis selline, ma ei tea, tutvustati meile kõike ja siis me tegime läbi sellise 20-minutilise trenni ja oh my god, nagu see lihasvalu, mis mul oli ikka väga crazy ja nagu kõhulihastel täpselt siin all
või nagu siin, jah, kõik üle, kus nad nagu hakkavad, oli lihtsalt nagu väga crazy. Nii et täna tuleb siis 40-minutiline trenn ja ma loodan, et see 20-minutiline lihtsalt tundus nii intensiivne, sest see oli nii lühike ja selline tutvustav. Aga eks me näeme. Ja peale seda ma tulen koju tagasi, pakin oma seljakotti kokku ja siis tuleb väike bussireis ja me läheme Southporti. Ma lähen Southporti, sest et mul on broneeritud seal stuudio, sinna tuleb täna 2 modelli, me teeme ägedaid pilte, me ühesõnaga oleme lihtsalt loomingulised ja jah, ega muud vist ei olegi, ma kiirelt vaatan oma galeriist üle, kas on midagi, mida ma olen unustanud mainida siin vahepeal toimunud aja jooksul. Jah, ongi tagasi tulles sellest asjadik, ongi olnud igasuguseid erinevaid sessioone ja oleme lihtsalt tõesti nautinud, olnud rahulikult. Ja laupäeval me käisime siis Harry Stylesi Club Nightil, ehk siis kus mängiti tema uue albumi lugusid ja One Directioni lugusid, ehk siis jällegi, kes mind isiklikult teab, kes kunagi ütles, et One The Era on ainult mingi faas minu elus, siis jah, see faas kestab ka 10 aastat hiljem, nii et see ilmselgelt ei olnud faas. Ja siis jah, ongi olnud erinevad sessioonid ja minu arust nii sürr, aga üliäge on see, kuidas minuni isegi Aussis olles jõuavadki eestlased, et üks väga äge ja tore ja armas Eesti baar käis pildistamas ja kuidagi jah, nii äge on see, et isegi kui olla Eestist nii kaugel, siis kuidagi Eesti inimesed leiavad ikkagi tee minuni. Just sai läbi meil siis pikk nädalavahetus, sest et olid lihavõtted ja Aussis ongi nii, et kui püha jääb nädalavahetusse näiteks laupäevale, siis sa saad esmaspäeval vaba päeva, ehk siis Marekul oli 4 vaba päeva järjest alates reede, laupäev, pühapäev ja siis eile esmaspäev ja mega mõnus oli. Also, kas me võiks adresseerida seda, et kas rahvale ei meeldi reisivlogid? Ma kunagi ei lõpeta mingit sorti videode tegemist, sellepärast et kellelegi ei meeldi. Aga mis värk nende reisivlogidega on? Ma ütlen ausalt, ma ei ole ise ka suur reisivlogide fänn või vaataja. Väga oleneb sellest sisuloojast ja sellest, kuidas need vlogid on üles ehitatud. Aga minu arust need Uus-Meremaa vlogid said nii tuusad ja nagu need vaated ja kõik nagu see on lihtsalt nii tore ja ma tean, ma olen nagu väga mõjutatud arvamusega, sest et ilmselt need on minu enda vlogid ja meie väga tore reis. Aga lihtsalt ma mõtlesin, mis on teie arvamused reisivlogist? Ja kui te neid ei vaata, siis miks? Ja see ei ole üldse, et öelge nüüd, miks te ei ole mu reisivlogi vaadanud, vaid sellepärast ja mind tõsiselt huvitab, sest mind ennast ka reisivlogid kõige vähem, mis sisu mõttes üldse kõnetavad. Jah, andke mulle teada. Minu esimene proper pilatuse tund on selja taga ja oh my god. See oli midagi. Nagu see, kuidas ma seal värisesin, oli lihtsalt next level. Aga nagu peale trenni on väga mõnus olla, sest et siis, kui meil oli juba lõpuvenitus, siis minu peas või nagu vahetult enne seda lõpuvenitust, ma olin valmis, et meil on pool trenni alles ees. Ja siis see õpetaja, juhendaja on nagu nii ja nüüd venitus ja mingi good job everyone. Ja ma olen mingi juba läbi või? Kuigi nagu see kogu trenn oli väga raske, siis see läks oodatust palju kiiremini. Ja jah, väga lahe, aga väga humbling. Aga nüüd ma olen tagasi kodus. Ma panen fotosessiooniks asjad valmis või pakin kotti ära ja siis ilmselt söön mingi väikse ampsu ja siis hakkabki väike bussitrip. Nii, minuga tuleb kaasa siis DJI ehk siis see kaamera, millega ma praegu filmin ja siis selle kotikes ja tuleb veel see väike tripod ja lisaaku, need praegu laevad. Siis telefoniga, et behind the scenes filmida selline tripod. Kui keegi küsib, mida ma arvan, et võib juhtuda, siis ma ütlen juba ära, et see on ostetud Amazonist. Siin tegelikult on pult ka, aga mul on see kadunud ja ma kunagi ei kasutanud seda. Siis üks lisaaku ja siis siin on mõned mälukaardid veel lisaks kaasas, kuigi kõik, mis ma täna kasutan, on mul siin kaameras juba olemas. Ja ma võtan kaasa siis selle Sony 35
ja Sigma 85 objektiivi, et ma zoom objektiivi täna ei võtagi, ma arvan, ma peamiselt kasutan seda. Ja siis ma võtan kaasa oma läpaka, kus mul on siis moodboard ja ühesõnaga kõik vajalik raam olemas. The next station is Campbell Avenue. Exit here for the beach, shopping, bars, pubs, restaurants. Okay, that's really, really good. Do you think your left hand, maybe if you like put it on your back, like from my side? Yep. So we have like, this is amazing. Yeah, like the hair, everything. The hair is going. Like arms up, again, like stretching. Yep. Tell me which one. Yeah, okay, cool. Yeah, like I have to show you. Yeah, I need to see that. Look the same. I need to see that. If you hold it just a bit more, yep. Oh yeah. On the side? Yep. Teate, sõbrad? Kell on juba kohe 4. Kas ma rääkisin teiega viimati kell 9 hommikul? Jah. Mis vahepeal juhtus? Mis vahepeal toimunud on? Läksin mina siis bussi ootama ja kuna see stuudio asub Gold Coast on niimoodi siuke pikergune mööda rannikut, meie oleme lõunaosas ja siis see stuudio on niimoodi seal põhja pool, siis pidin mina täna sinna minema igasuguste erinevate transpordivahenditega. Alustasime siis üks buss, siis tramm ja siis veel üks buss ja siis kõndisin sinna stuudiosse. Aga see kõik ei läinud nii. Ma ootasin siin samas kodu juures bussi ja ma ei ole päris kindel, kas see oli see buss, mis minule pidi tulema, aga tuli üks buss mööda täpselt sellel ajal ja siis see kadus sealt tabloo pealt ka ära, mis ütles, et nad ei võta inimesi juurde, et ainult drop-off. Ehk siis mul oli kõik minuti pealt välja planeeritud, lisa 20 minutiga, aga see buss sõitis mööda ja kuna pidage meeles, mul oli 2 erinevat transpordivahendit veel pärast, mida catchida, siis kõik need asjad nihkusid. Ja ma olin väga stressis, sest mulle ei meeldi hilineda. Ma pean seda vist igas vlogis ütlema, aga mulle ei meeldi hilineda. Ehk siis ma ei tahtnud, et ma jõuan sinna stuudiosse mingi 15 minutit hiljem. Ilmselgelt. Ühesõnaga, siis tuli see mingi teine buss. Ma läksin selle peale ja siis ma vaatasin, et selle sama marsruudi ma saan siis samamoodi ikkagi teha. Aga ma jõudsin stuudiosse 3 minutit enne sessiooni. Ja nagu tavaliselt ma olen 10 minutit varem ikka kohal ja kui keegi on enne mind stuudios, ma oleks mingi 5 minutit või nii palju, kui saab, kuni eelmine inimene või eelmised inimesed sealt välja tulevad. Ja ma ütlesin mingi 3 minutit enne, ma viskasin oma seljakotti sinna, hakkasin unpackima ja siis juba modell jõudis ja juba hakkasime shootima, siis tema läks ära, tuli järgmine modell, hakkasime shootima ja siis ta viskas mu pärast sessiooni koju ja nüüd on sellest juba tund aega möödas, siis ma tulin koju, kohe sõin, saatsin väiksed sneak peek'id ära. Ja ma ütlen, nagu banger sessioonid. Ma ei tea, palju siit näha on. Exposure ei ole väga paigas, aga mega tuusad sessioonid. Kui tahate rohkem neid sessioonide sneak peek'e näha, siis ilmselgelt tulge jälgima mind Instagramis. Ja nüüd ma olen olnud kodus, ma sõin kohe lõunat. Mul oli kõht nii tühi ja mul nagu... ühesõnaga, nüüd on kõik tehtud, mis täna vaja teha on. Või mis nõudsid mingi aja peale käimist, aga lihtsalt see kõik läks nagu liiga kaootiliseks, liiga messi, mida iganes, nüüd on see tehtud ja võtsin oma to-do listis ette, mis ütleb, et täna on veel vaja teha õhtusöök, minna veel jalutama ja siis postitada mõned TikTokid ja siis õhtul ma lihtsalt chillin. Ja homme tuleb siis täielik töötlusmaraton. Ma pean mõtlema välja, kus ma seda teha kavatsen, sest et ma tahaks olla nagu terve päeva locked in. Vot, igal juhul, selline pöörane päev. Sessioonid olid mega ägedad, modellid olid mega tublid, mega toredad ja need pildid on täiesti absoluutselt bängerid, nii et kui te tahate hiljem näha kogu seda tulemust, siis ka seda näete ilmselt mu Instagramis. Tulime hoopis jalutuskäigu asemel ratastega sõitma.
left arm comes up for a high lunge twist. Exhale, dropping the back knee. You grab that back foot for a quad stretch on the right side. We'll be taking into the stay with you. Mis seal valmib. Sai päris kärgemist. Nagu te näete, siis on käes uus päev, uus hommik, on kätte jõudnud kolmapäev ja teate, ma ütlen ausalt, vlogi mõttes tuleb täna ilmselt väga igav päev, aga mul on plaanis reaalselt terve päev istuda siin arvuti taga ja töödelda ja ma mõtlesin, et ma jagan oma päeva nagu 2 plokki. Ehk siis ma alustan kell 8, ehk siis circa mingi 15 minuti pärast. Ja siis ma kella 12-ni töötlen. Siis ma teen sööllõunat, võib-olla teen väikse jalutuskäigu ja siis järgmise ploki peale lõunat kuni umbes kella 4-ni. Sest et vahel on see, et kui ma hakkan töötlema, siis ma reaalselt unustan ennast siia arvuti taha. Ja minu kõige suurem miinus, mida ma nii väga üritan endast välja juurida, aga ma pole seni suutnud teha, on see, et tihti ma istun arvuti taga, laske ma näitan teile. Siin selle tooli peal kuidagi niimoodi või isegi viskan jalas üles. Ja ma ütlen ausalt, kui ma unustan end niimoodi istuma tundideks vahel, siis ütleme nii, et ei ole siin enam, ma ei tea, 20-ndate alguses, et selg annab ikkagi korralikult tunda, nii et ma üritan täna olla tubli viiene, istuda korralikult ja teha tööd. Ja tavaliselt, mis ma töötlemise ajal teen, mitte küll alati, aga üsna tihti on see, et ma töötlen ja samal ajal mul on siis telefon. Ma tean, see ei ole hea, aga mul on telefon siin kõrval ja kas kuulan mingit podcasti või siis käib mingi YouTube'i video, aga see on ka tavaliselt siis vähem ma vaatan, sest ilmselgelt töödeldes ma vaatan ju arvutisse, nii et ja teate, ma pean ütlema, et peale eilset Pilatese tundi nagu täna mu sisereied, mu ülakehasid nagu see on midagi muud ja see on suuresti üks väga suur põhjus, miks ma nüüd pean stikkima selle trenni tegemise juurde ja mitte tegema mingit pausi, sellepärast et see, kui sa ei ole pikka aega nii-öelda korralikult trenni teinud ja siis teed, siis see, kuidas su keha annab tunda, on nagu täiesti next level. Nii et jah, igal juhul ma hakkan nüüd pilte töötlema ja jah, mul on vaja töödelda kokku hetkel on järjekorras, kas ma mõtlen 5 sessiooni. Nagu ma enne mainisin, ma ei oska normaalselt kunagi istuda, aga vahepeal on mööda läinud isegi vähem kui tund aega ja ma olen esimese galeriiga lõpetanud. Küll aga oli see kauss mul juba niimoodi pooleldi töödeldud, ehk siis ma ei alustanud seda nullist, sest pool tundi kindlasti ühe kausta töötlemine ei võta. Küll aga on see nüüd valmis, et ära saata. Neid pilte ma kahjuks näidata ei saa, sest see on privaatne galerii. Küll aga ma jäin ise väga rahule ja ma loodan, et ka klient. Ja nüüd peaks natuke toimetama võib-olla. Teeme on ju, et äkki täna ei ole sinu päev, et esimest korda täna juhtus. Lõunasööks söödud ja ma tahtsin paari asja jagada. Tegelikult ma jagan praegu ainult ühte, sest et ma pole kindel või kas ma seda teist saan. Ma tahan sellest teisest asjast rääkida siis, kui see on kõik 100% kindel. Igal juhul ma ei tea, kui paljud teist teavad, kes on Wim Hof, aga põhimõtteliselt eelmine nädal või juba isegi üle eelmise nädala lõpus me sõitsime Marekuga õhtul ratastega ringi ja järsku kõnnivad meist mööda
üks naine ja mees ja see mees on nagu identne Wim Hofiga. Aga me olime ratastega, sõitsin mööda ja ma olin Marekal mingi, sa ei saa aru nagu see mees, kes meist mööda kõndis, kuna ta ei vaadanud sinna poole, oli nagu identne sellega, kuidas Wim Hof välja näeb. Aga siis nagu ma oma peas mõtlesin, et ma tean, kes on Wim Hof ja nagu ma olen kuulanud mingit näiteks The Diary of CEO podcast'i, kus ta on käinud rääkimas ja nii edasi. Aga nagu ma ei olnud seal kursis tema eluga, aga nagu ma tean, kes ta on. Ja mõtlesin, et teate, mõtlesin, et ilmselt ta ei ole siin kullakal nagu ei, on ju. Ja kuna Marek ei näinud ka, siis ta ei saanud kinnitada ega ümber lükata. Ja paar päeva hiljem ma avan TikToki, kus siis üks tüdruk on postitanud, kuidas ta boyfriend siin samas kullakal nagu siin meie rajoonis, kus meiega teda nägime, läks Wim Hofi juurde, nägi teda ja läks temaga rääkima värki. Ehk siis see oligi tema, kas te saate aru, ja nagu ma ütlesin Marekule ka, et nagu ise, kui ma ei ole temaga mingi mega kursis ja nagu ma ei ole ta mingi maailma suurim fänn, siis nagu minu ümber on nii palju inimesi, kes on rääkinud Wim Hofist. Ja nagu kui sa tead, kes ta on, siis minu eest tema nägemine, nagu ma tõingi Marekule paralleeli, et Eestis mul ei tekiks mitte ühtegi tuntud inimest nähes selline tunne, kui mul tekkis siin, kui ma teda nägin. Ma ei tea, nagu The Diary of CEO podcast näiteks, see on podcast, mida ma olen nagu nii ammusest ajast jälginud ja näha kedagi, kes seal on nagu olnud külaline või nagu saatekülaline ja üldse nagu Wim Hof. Hallo, palun andke kommentaaris teada, kas te teate, kes on Wim Hof. Ma vaatasin huvi pärast, mis UV on. Aga siis ma nägin hoopis, et praegu on feels like 30 kraadi ja nagu meil on viimastel päevadel olnud siuke, ma ei tea, 24-25 ma ütleks päeval. Nii et ma mõtlesin, ma natuke olen veel arvuti taga ja siis ilmselt 2 ajal ma lähen natuke jalutan ja tuulutan pead, sest et niimoodi terve päev toas olla on kriminaalne. Küll aga ei ole ma saanud ka minna ujuma, sest küll see Uus-Meremaal tehtud tatoveering on juba nii-öelda olnud see 2 nädalat on möödas, mille nad soovitavad mitte ujumas käia ja nii edasi. Ja jällegi, kes iganes tahab käia oma uute tatoveeringute ujumas varem, enne seda, kui on soovitatud või mis iganes, siis minugi poolest lihtsalt mina tahan enda poolt teha kõik parima, et need hiiliksid nii ruttu ja nii hästi kui võimalik. Aga lisaks sellele Uus-Meremaa tatokale, mida ma vist ei olegi siin blogis näidanud, on see, et ma tegin 5 päeva peale seda, kui ma tulin Uus-Meremaalt tagasi äkki. Siin minu uus. Vaadake, kui kaunis. Ja ma reaalselt armastan oma uusi tatoveeringuid, nagu see jala peal on nii äge, see on minu esimene jala peal, kindlasti mitte viimane, aga see lind on lihtsalt nagu nii minimalistlik, nii ilus, nii nagu õrn ja samas nagu nii äge. Nii et jah, ma olen nendega väga-väga rahul. Aga okei, ma enam ei ürita siin tööst põgeneda ja ma lähen tagasi arvuti taha ja räägime teiega siis juba õige pea. Nii, ma olen oma jalutuskäigult tagasi. Kaamerat ma kaasa ei võtnud, ma lihtsalt kuulasin podcasti. Ma kuulasin seda Miikael ja Mikker podcasti, kus Sandra Sillamaa on külas. Ja väga lõbus ja väga tore ja väga mõnus jalutuskäik oli, sest nii soe on. Ja nüüd ma käisin poes. Mõtlesin, et ma teen meile Kreeka pooli ja homseks, ma ei tea, kui läheb palavaks, siis automaatselt ma tahan smoothit, ehk siis piima ja mustikaid. Ja mul on sügavis juba need külmutatud banaanid ka. Ja siis õhtuks me teeme bataati. Ma mõtlesin täna teha võib-olla ubadega ja peale siis veel kirstomaat ja fetat. Ja siis juust. Aga ma mõtlesin, ma praegu teen meile Kreeka pooli ja ma proovin teha Kreeka jogurt ja siis panni peal lasta tatlid niimoodi karamelliseerida. Siia
Kreeka jogurti. Nii, meie tatlid on siin. Ja nüüd ma natukene panen siia mett. Ma tean, et tatlid on väga magusad. Aga kuna meil läheb veel kreeka jogurt ja hapud vaarikud, siis ma arvan, et kogu see kompott on päris hea. Ma otsusin siia panna veits peanut butterit ka, nii et sellised need on. Ja uks käis, nii et kohe saame teistesti. Hello! Mis sa ütlesid? Mis sa ütlesid? Mis lõhnad? Aga ma arvan, et... Mida? Ma pole varem sellist lõhna tundnud, järelikult ma arvan, need on praetatlid. Jaa. Nii, mida me siis tahame teada, on see, kuidas need tatli maitsevad. Ma nägin täna just mingit videot, et öeldi, et praadida võiga, nii et ma praadisin võiga. Okei. Veits kardan. Ma meeldib, et nad läks ikka rõbedaks. Midagi nagu meenutab. Veits nagu mingi pannkooke. Aga päris hea, mina ütleks. Ongi tatlid ja mingid marjad, see on päris hea pool juba. Päris magus jah, aga nagu mõnus. Nii et approved. Approved. Davai, head isu. Summer because that's when I realized that No nii, tere hommikust, meil on kätte jõudnud laupäev ja kindlasti ei ole järgmine päev sellest eelmisest klipist, vaid on palju aega hiljem. Aga ma mõtlesin, ma ikkagi lõpetaks selle vlogi ilusti ära, nii et ma võtan teid täna ka veel meie päevaga kaasa. Ja juba on olnud väga mõnus hommikupoolik, aga nüüd me lähmegi marketile ja siis ma leidsin ühe ägeda ranna, ühe ägeda koha, kus ma mõtlesin, me võiks täna minna. Marek veel ka täpselt ei tea, kuhu me lähme, nii et saab ka talle üllatus olema. Aga enne market, siis tuleme koju, paneme asjad kokku ja siis lähme juba sinna randa. Ja see on hetkel meie päevaplaan ja vaatame, mis see päev siis toob. Ignoreerime siin natuke seda, mis vajab koristust, aga sellega ma tegelen homme. Ma tahtsin teile näidata, et ma võitsin see nädal Smile brändi kinkekaardi, endine siis Moana Bikini, kui keegi Aussis on ja äkki teab. Ja ma selle kinkekaardi eest siis valisin omale sellise uue puuvillase seti. Siuke loungewear siis ja minu meelest nagu ülikena ja väga mõnus ja kuna meil on siin jahedamaks ka minemas, vähemalt õhtud ja hommikud, siis see on nagu ideaalne fit. Ja mulle meeldib, et siin pükstel on see äär, mida sa saad siis, mina täna ma kannan siis niimoodi seda ja siis siin taga on see nende logoga või siis kui tahta, siis saab ka tegelikult siia niimoodi üles tuua ja noh, praegu ta näeb naljakas välja, aga muidu nagu nii-öelda high-waisted pükstena. Vot. Aga olgu, lähme nüüd käime marketil ära. Nii, me oleme kohe marketil või noh, me oleme siin juba parklas ja siin on nagu siuke 2-3 erinevat parklat on siin lähedal ja siis nagu läheb sinna eemal, aga ja me seal kaugel ei leidnud ja tulime siia ja kohe üks naine tuli seal oma lastega ja näitas, et ta läheb kohe minema. Eks me saame jälle siia marketi väga sissepääsu lähedale. Nii et nagu ma olen enne öelnud, siis parkimisjumalad on alati meie poolel, nagu me alati saame parkimiskoha. Nii et jah, vaatame, mis täna siis marketilt hea. Kas just siit, aga... Ananassi, palun. Teeme nüüd siis väikse marketi hauli, mis me sealt ostsime.
tere. Kirstomatid. Mingi megamassi, nagu vaadake seda. Ma juba näitasin seal marketil, aga nagu see osa, omega kastis lõhnatu. Eelmine nädal Marek käis ka marketil ja ostis ananassi ja see oli väga maitsev. Mandariinid. Siin on veel kirstomatid. Suvikõrvits. Ja kui varem mul on olnud siuke jalapeno määre, siis seekord poblano. See on siis mingi pipar. Või on või? Pepper, I don't know. Igatahes. Mingi chili värk on. Mingi siuke spice. Pidi olema siuke õrnad smoky maitsega. Suitsuse. Oota, nuusutame seda. Tee hauli edasi. 3 kurki. Ja siis minu lemmik kombucha kohast. Neil on purgis ka nüüd need kombuchad ja see on mustsõstra ja elderberry, ma ei tea, mis see eesti keeles on. Ja üleilmne kord ma proovisin, see oli mega hea. Neelud hakkavad käima. No tunda on, et natuke on nagu terav. Maguskartul meil menüüs lõuna või õhtusöök on siuke bataadipool, siis me lihtsalt ostamegi palju bataati, teil mahlis ära. Paneme karpi ja külmkappi ja siis seda sööme. Ja taas sinna kõrval lähedki mingi värsked asjad, kodujuust. Ja sidrunid. Nüüd paneme need asjad ära, siis paneme asjad kokku ja siis lähme vaatame, mis see kohta, mis ma leidsin. Sellepärast, et ma leidsin selle TikTokist ja siis ma otsisin nagu, sest seal ei olnud täpne asukoht öeldud. Ja siis kuni eilseni mul oli mingi umbkaudne koht teada. Aga siis ma hakkasin uuesti otsima ja nüüd ma leidsin väga konkreetse koha, nii et täna me lähmegi sinna. Ja vaatame, kas see saab seda teha, mis ma nägin TikTokis. Ma pean nii rääkima, sest Marek ei tea ja ma tahan, et tal oleks viimase hetkeni see üllatus. On ju? Nii et läksime siis. Nii, ja siin on meie snäkid, porgandid, viinamarjad, ostsin marketilt mandariini ja siis ma võtan ka sama kombucha ja loomulikult vesi. Ja Marek ei tea seda, aga seal peaks saama snorgeldada ja seal peaks olema igasuguseid kalu, võib-olla isegi kilpkonnasid. Nii et on hea, kui me hakkame jõudma kuskil, siis läheb pilve, on ju. Aga selle tegevuse osas ei ole vahet. Aga võib-olla mõnusam, kui päike paistab. 1 minuti pärast jõuame kohale. Kas juba on aimu? Sa ikka, okei, sa pakud mingit tegevust, tavai. Lähme siis vaatame, millega päriselt on tegu. Ei saa naera. Siin parklas pean olema. Nojah, kuskil siia tee äärde vaatame. Nii, kas sa tahad, et ma ütlen sulle, mida me lähme tegema? Jaa, tahan. Lähme randa siia, on ju. Aga mille poolest see randa on tuntud või miks ma selle leidsin, siis siin on väga hea snorgeldada. See on siin selle Tweed Riveri osa, on ju. Tweed Riveris, siis ma ei tea isegi, kas Marek teab, aga seal on muidu väga palju haisid ka. Aga see on muidu üks ilusamaid kohti, kus snorgeldada ja tihti inimesed näevad siin isegi kilpkonni ja igasuguseid muid suuri kalu ja niimoodi. Ja haikalu ja. No loodan, et haikala ma ei näe, aga ma ei tea, tundus üldse ilus koht, kuhu tulla ja me ei ole siin enne käinud. See on lihtne, kui haikala tuleb, sa paned käe ette ja juhatad ta minema. Jah, igal juhul. Lähme siis vaatame, kas see on nii ilus ja mõnus. No tundus väga sinine ja nice, nii et... Okei, lahe. Ja meil on see snorgeldamise komplekt siin, jah. Ja, ma mõtlesingi, et ma ei pea just õnneks autos võtma, sest siis oleks kohe suss, vaata. Aga jah, tavai, lähme siis vaatame, mis siin tegelikult on. Lahe. Loodame, Siin ei pidanud isegi kaugele minema, siin on üliägedad igasugused kalakased, triibulised, värvilised,
väga lahe ja vaadake, kui sinine see vesi on. See helgib. Saate aru, või nagu ma olin oma nende snorkli prillidega vees ja siis ma tulen vee alt välja ja Marek on nagu, Kaisa, seal on kilpkonn ja ma otsin ja ma ei leia. Ja siis järgmine hetk suur kilpkonn pistab oma pea sealt vee alt välja. Ja nüüd me lihtsalt snorgeldasime seal koos selle kilpkonnaga, see on nii äge. Ma reaalselt värisen natuke sellest, et mul on jahe, aga sellest ka, et ma olen nii excited, sest nagu see oli nii äge, nii suur. See oli nii äge lihtsalt. Ja see kilpkonn lihtsalt oli seal edasi-tagasi. Mingi hetk täitsa Maareku all ja ta oli tõesti meile mega lähedal. Ma vabandan, kui see kaamera pilt on väga shaky, sest ma lihtsalt võib-olla liiga elevil. Aga jaa, teate, siuksed suured, nagu multika kilpkonn, ma ütleks, kui ta tuli vee alt välja, tegi oma suu lahti. See oli nii nunnu. Täielik success. Väga ilus kilpkonn. Nii lahe. Ja siis siin käisid 2 inimest käisid sukeldamas, nagu neil oli hull kalipsod ja kõik asjad seljas ja siis kui nad veest välja tulid enne, kui Marek siis seda kilpkonna mulle näitas, siis ta küsis neilt ka, et kas nad nägid kilpkonna, aga nad ütlesid, et ei ja nad olid nagu mega kaua seal vees ja meie oma väikse snorklimaskiga siin ees nägime. No nii, enne kui me koju lähme, siis me tulime siia Karambinisse ühte purksi kohta ja sööme siis siin oma lõuna ja siis lähmegi koju, siis Marek läheb trenni. Ma lähen jalutama ja jah, on siuke ülejäänud chill laupäev ja ma arvan, et ma täna õhtul lõpetangi selle vlogi. Mina läksin siis klassikateed ja võtsin ühe juustuburgeri ja Marek võttis selle purksi, kus on siis veel peekon, sibularõngad, ühesõnaga sellist lisakraami ka ja see näeb väljas siin. Ma täna olin köögis, ma läheme nüüd ühte kohta, Marek ei tea. See peaks saama snorgeldada.